mis on armastus? tore tunne. Armastus on asi, mis teeb inimese väga-väga õnnelikuks. Ma arvan, et seda on väga raske sõnadesse panna, aga ma arvan, et iga inimene peaks seda vähemalt ühe korra elu jooksul tundma. Vahet pole siis kelle või mille vastu. See, kuidas kaks inimest koos kogu aeg on. Armastus on üks eriline tunne, mida ei ole mitte kuidagi võimalik kirjeldada. See lihtsalt on inimese sees. Armastus on see, kui sa armastad kedagi. Ma ei tea. Teatud hormoonide üledoos pika aja vältel. Minu jaoks on armastus hea ja soe tunne kellegi millegi vastu. See on seletamatu tunne. See on mingis mõttes keemiline reaktsioon ja see on lihtsalt nii hea tunne, et seda ei saa seletada. Armastus on tunne, mis paneb sind maailma vaatama parema pilguga. Armastus on tunne. Armastus on keemia kahe inimese vahel. Kahe inimese vahel suur tõmme. See, kui keegi sulle meeldib. Ma ütleks, et armastus on palju asju, aga mis see täpselt on, seda ma ei tea. Armastus on selline asi, kui kahe inimese vahel tekib kirg ja neile kohutavalt meeldib olla koos. Äkki see, kui sa oled nagu kõige koos ja te nagu tahate koos olla. Siis, kui keegi sulle väga-väga meeldib. Armastus on tunne. See on tunne ja see on rõõm kogu elu vastu. Ja vahepeal on armastustunne ühe konkreetse inimese vastu. Aga armastus on tegelikult üldine tunne. See teeb sind rõõmsaks. See on nii raske. Ma ei... Mis värvi on armastus? Mis see nüüd päris küsimus on? Mida? Mis see päris küsimus on? No, mis värvi on armastus? Ma arvan, et see on hästi personaalne tegelikult. Okei. Ma arvan, et see peaks soe värv olema, sellepärast, et armastus tegelikult peaks olema hoolimine ja siuke soojega seotud. Ükskõik mis värvi. Armastusel pole värvi. Tsiteerides klassikuid, siis kes seda teab? Armastusel ei olegi värvi. Iga inimese jaoks on armastus oma värvi, mis ta tahab. Punane. Punane. Roosa. Punaka ja roosa segu. Ma ütleks punane ikka, klassikaline. Roosa või punane. Armastus on seda värvi, mis värvi sa tahad, et see oleks. Armastus on iga inimesele eri värvi. Klassikaliselt ikka roosa. Keda või mida sina armastad? Mina armastan oma inimesi, oma tööd kindlasti ja ma arvan, et ma olen hästi suur Eesti patrioot, nii et ma armastan Eestit ka. Ma armastan enda peret, enda sõpru, armastan väga-väga-väga teisi lähedasi inimesi, enda koera. Rohkem ma armastan oma perekonda lähedasi. Neid inimesi oma ümber, kes... Ma armastan Rolandit. Noh, muidugi perekonda, sõpra. Aga no, selles mõttes, et sa võid armastada seal alates inimestest kuni tegevusteni kuni ilmale. Minule meeldib väga Fortnite'i mängida. Kõike. Perekonda ja oma kõige lähedasemaid sõpru. Oma familiat, ennast, ütlen special someone'i veel. Mitu tükki on nimetada. No alustame siis. Mitte kedagi. Pere ja sõpru. Pere ja sõpru. Oma peret. Oma kassi. Enda venda. Ma armastan iseennast. See on salastatud. Ennast. Oma vanemaid ja oma kassi. Kas armastus käib kõhu kaudu? Jaa, käib küll. Ei. No ei käi. Oleneb. Millest? Mis olukord on? Vahest ikka. Ma arvan, et see käib kogu keha kaudu. Mõnikord ikka. Kõige kaudu, jah. Igalt poolt käib see armastus. Jah. Armastus käib õhu kaudu ja kõhu kaudu. Siis viimane küsimus, et kus on kõige rohkem armastust? Ma arvan, kodus. Armastus on igal pool. Seal, kus on armastatud inimesed. Ma arvan, et iga inimese sees.
toredate ja lahedate inimeste ümber, kes kõik üksteist hoolivad meid ja iga inimese südames. Südames. Inimeste südames. Inimeste vahel. Inimeste sees. Kõike meie ümber on väga palju armastust. Südames. Meie peas. Enda sees. meie ümber. Minu arust pulmades. Minu südames. jah, oota, ma võin näidata veel väga lahedat asja. Et sa saad südamet teha nii, saad südamet teha nii, saad südamet teha nii, sa saad südamet teha nii ja saad tegelikult hästi väikse südamega 2 sõnumiga nii. Kõik, millal hakkas Eesti vabadussõda? mida? oota, 1946.